ehitusmaavarade kasutamise riiklik arengukava aastateks 2011 kuni 2020. Selle arengukavaga on väga pikalt Keskkonnaministeeriumis tegeletud, 2 aastat kindlasti, kui mitte rohkem. Seda teksti on pidevalt täiendatud erinevate osapooletega, keda on siis kaasatud, nendega seda teksti on kooskõlastatud. Ja nüüd on siis jõudnud asi nii kaugele, et see ehitusmaavarade arengukava oma lõplikul kujul on valmis, valitsus kiitis sellega heaks. Ja selle arengukava põhilised eesmärgid on siis järgmised. Esiteks määratleda riigi strateegiline huvi selles valdkonnas. Teiseks tagada varustuskindlus ehitusmaavaradega kõigis Eestimaa piirkondades. Kolmandaks muuta siis ehitusmaavarade kasutamine, kaevandamine efektiivsemaks. Ja neljandaks loomulikult siis tagada ka seda, et need keskkonnamõjud ehitusmaavarade kaevandamisel ja kasutamisel oleksid minimaalsed. Ma nende mahtude poole pealt ütlen natuke, millest jutt käib. Tähendab, jutt käib siis ikkagi liivast, kruusast, savist, tolokivist, lubjakivist. Ja need ehitusmaavarade mahud, mida siis Eesti riigis tulevastel perioodidel, nendel aastatel vaja läheb aastas keskmiselt, seda on küll raske täpselt ütelda, aga analüüsid näitavad seda, need analüüsid tuginevad ka transpordi, taristu arendamise investeeringute kavale, mille valitsus on heaks kiitnud. Et nende ehitusmaavarade vajadus on kuskil 6–8 miljonit kuupmeetrit aastas. Ja see jaguneb siis omakorda suures plaanis selliselt, et sellest 6–8 miljonist kulub 50–60% riigimaanteede ehituseks, remondiks ja hoolduseks, 20% sellest kulub kohalike teede vajadusteks ja 25–30% on siis nendest maavarade kasutusest läheb siis ehitusmaterjalide tööstusesse, betooni ja teiste ehitussegude valmistamiseks ja muudeks ehitustegevusteks. Nii et need mahud on küllaltki suured selleks, et need meie kõik soovitud arengud Eesti Vabariigis saaksid teostada, on ehitusmaavarade sektor ütlemata oluline, teiselt poolt väga keskkonnatundlik ja Keskkonnaministeeriumi huvi ja kõigi looduskaitsjate ja keskkonnakaitsjate huvi on loomulikult see, et see tegevus toimuks minimaalse keskkonnakahjuga.